Tere! Tere! Tõesti olen täiesti tuttuus ja mul on väga hea meel siin teie ees täna olla. Tõde on ka see, et see on selles rollis ja selles ametis minu esimene nii suurele publikule kõne, kui jätta oma maja inimesed kõrvale, keda ka meil on ju päris palju üle Eesti ja kellele mul oli võimalik siis 2 nädalat tagasi kõneleda esimest korda ja nad võtsid mu hästi soojalt vastu ja ma olen selle eest üdini tänulik. Enne kui ma oma ametliku kõne teile ette loen, ma tahan lihtsalt jagada ühte tänahommikust vanalinna kogemust. Mul on siinsamas Haapsalus minu teine kodu ja täna, ma ei tea mis, tegelikult on ju kõrge ilm, päike paistab, mul köögiahi lihtsalt ajas niimoodi suitsu sisse, et ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ma üldse täna siia jõuan ilma tuletõrje sekkumiseta. No tegelikult kõik lõpuks laabus, mina olen siin ja mu head kolleegid on ka kinnitanud seda, et mul on peal mitte nii eksklusiivne suitsuparfüüm, kui ma ise tahtsin arvata, et see toss oli ikkagi massiivne. Aga nüüd ametlik kõne. Head kolleegid, lugupeetud külalised. Mul on hea meel teid tervitada siin Haapsalu kultuurikeskuses. See on täpselt 2 sammu Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealast. Ja Haapsalu muinsuskaitseala muide on üks nendest muinsuskaitsepiirkondadest, mis tänavu tähistab oma 50. sünnipäeva. On sümboolne, et ajalooliste linnasüdamete kaitsmise juubeliaastal saavad enamus meie vanalinnadest ka uued kaitsekorrad. Ja finišijoont on ületamas ka Muinsuskaitseameti ja Norra Kultuuripärandiameti vanalinnade elavdamise koostööprojekt. Elavate vanalinnade koostööprojekti kutsus ellu eesmärk elavdada neid ajaloolisi linnasüdameid ja suurendada teadmisi meie rikkaliku pärandi kasutusvõimaluste kohta, sest kõik me teame ju seda, et meie pärand säilib kõige paremini siis, kui see on päriselt meie endi kasutuses. Kultuuripärandil on kahtlemata hästi oluline roll kohaliku elu edendamisel. Viimaste rahvaloendusandmete põhjal on rahvaarv väikelinnades pidevas kahanemises, seda nii Eestis kui ka Norras, tõenäoliselt ka mujal riikides. Elanikkonna arvu kahanemine avaldab mõju kohalikele kogukondadele ja linnakeskustele. Ettevõtluse hääbumine, sotsiaalsete alade vähene kasutamine ja hoonete tühjaks jäämine on ainult mõned neist. Kultuuripärandisse investeerimine mõjutab demograafilisi protsesse muidugi vaid teatud ulatuses, kuid mängib olulist rolli kohaliku identiteedi, omanikutunde ja kohaloome kujunemisel, nagu ka rohepöördes. Täna siin konverentsil arutusel olevad teemad annavad hea ülevaate sellest, millega elavate vanalinnade projekti raames ligi 3 aasta jooksul kõik koos oleme tegelenud. Tegevusi on olnud arvukalt ja nende kõigi keskmes on olnud kestlikkus, kohalikud eripärad ja kogukond. Oleme edendanud arusaama, et kogukond ja kultuuripärand mängivad üheskoos olulist rolli kohalikus arengus. Ka praegu täistuuridel koostamisel olevad muinsuskaitsealade uued kaitsekorrad lähtuvad sellest põhimõttest. Kaitse korraldamine muinsuskaitsealadel hakkab üha enam põhinema kohalike elanikega ühiselt kokkulepitud väärtustel, et kohaliku pärandi potentsiaali kogukonna arenguks maksimaalselt oleks võimalik ära kasutada. Mul on väga hea meel, et siin saalis on täna nii palju inimesi, kes on projekti raames erinevates tegevustes osalenud ja nendesse südamega panustanud. Kultuuripärandi valdkonna eksperte, kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajaid, ettevõtjaid, teadlasi, arhitekte, erinevate kogukondade esindajaid. Tänu elavate vanalinnade projektile oleme kahtlemata saanud uusi teadmisi ja võimaluse arendada oma professionaalseid võrgustikke. Oleme saanud tugevdada Eesti ja Norra pärandivaldkonna asjatundjate koostööd ning jaganud mõlemad üksteisele oma parimaid praktikaid. Aitäh Norra kolleegidele ja ma soovin teile kõigile väga sisukat konverentsipäeva, mõnusaid arutelusid ja uusi teadmisi. Aitäh teile ja mõnusat päeva!